Tere hommikust, kallid televaatajad! Alustame füüsikaminutitega ja täna hommikul räägime tahkeaine ühest väga erilisest vormist, nimelt kristallidest. Toomas, mis sul kõigepealt seostub sõnaga kristall? Vene ajal oli Tšehhi kristall väga rariteetne kraam ja teine asi, mis on kristallidega seostuvad kuldsesse ikka jõudnud daamid, kellel on rasked kõrvarõngad ja sõrmused, muud asjad, kus on kristallid ja mingid kivid peal. Ehted ja sellised hästi väärtuslikud asjad. Ja teine asi on see, et neid saadakse loodusest sellise suure töö ja vaevaga, kaevatakse kuskilt mägedest välja ja siin on mul näidata 2 kvartsikristalli, mäekristallid, mis on siis looduslikud, kus on näha nende selline uhke struktuur ja siin on veel väiksed kristallid külge kasvanud. Aga kõigi selliste väärtuslike asjadega inimesed tahaksid saada neid palju ja odavalt ja nii edasi. Üks võimalus on teha odavaid võltsinguid. Näiteks nendest 3 kivikesest siin on ainult see roheline poolvääriskivi, olivin, teised on natuke kallimad või siis natuke odavamad klaasitükikesed. Aga tore asi on see, et teadlased õppisid ka mingi hetk ise tegema neid samu kristalle ja nüüd mul on näidata üks väga uhke, väga väike ja väga väärtuslik asi. Ma vaja siit pintsettidega välja õngitseda ja nüüd ma üritan ta ettevaatlikult siia mikroskoobi alla tõsta. Nii, nüüd ta võiks olla ka paigas. Et tegemist on kunstteemantiga ja esimene kunstteemant tehti ligi 52 aastat tagasi ja selle jaoks oli vaja saavutada rõhk 83 000 atmosfääri. See on päris palju, see on umbes 40 000 korda rohkem kui auto rehvi sees näiteks on. Täpselt nii, väga ohvatlev mõte, et kodus kõik pliiatsi süsid, mis on grafiit ja samuti süsinik, paneme suure rõhu alla ja teeme neist teemantid. Aga selleks, et sellist rõhku saada, on vaja minna umbes 1000 kilomeetri sügavusele vee alla. Maakera sügavaim punkt on umbes 11 kilomeetrit, nii et see on nagu ülimalt keeruline. Aga isegi Eesti Tallinna Tehnikaülikooli laboris suudetakse tehislikku teemanti teha. Ma ei tea, kas nüüd just nii uhket, aga vast ikka. Aga teemanti juures on veel see väga oluline, et ta on vast kõige kõvem looduslik materjal. Ta on nagu nende kivide kuningas. Selline uhke võimas asi. Ja inimesed, kes on teinud kodus remonti või lihvinud midagi või puurinud midagi, siis on ju väga levinud teemant lihvijad ja puuri otsad, mis on sellised eriti kõvad ja vastupidavad. Võib-olla oled isegi teinud seda? Ma olen näinud reklaami teemant puuride kohta, aga ütle, kui kõva see pisikene teemant nüüd siin on, et kui ma võtan alasi ja panen ta alasi peale, annan suruhaamriga litaka. Kas sa väidad tõesti, et see jääb terveks ja haamrile tuleb sälk sisse? Ma arvan, kui su alasi ja haamer ei ole teemantist või nanotorudest, siis sa lööd selle imetillukese, kena tükikese omale alasi või haamri sisse lihtsalt kinni. Midagi sellist ma oletan, et juhtub. Kõva kraam. Täpselt nii. Aga teemantid ei ole ainus vääriskivi ja ei ole ka ainuke, mida saab järgi teha. Siin on veel üks tehiskristall ja ka see on päris väärtuslik. On sul pakkumisi? Ei ole, ma ei oska midagi pakkuda. Tegemist on rubiiniga ja see on laseri südamik, aktiivaine, kus siis sees saadakse see väga suurepärane laserivalgus ja tegemist on jällegi tehiskristalliga. Ja tahkise laserites, kõige väiksemad on laserpointerid loomulikult, mis kohe tulevad meelde, aga on ka suuremaid, on sees kõigil kristallid. Ja tihtipeale need on mingisugused räniühendid. Võime ette kujutada, et on suured liivakristallid seal sees. No ma katsun ka. Katsu. See tundub nagu tavaline klaas, ei ütleks midagi. Ja igastahes need on väga levinud. Aga kristalle, kui nad juba seda kiirgust annavad, võimaldavad teha, saab neid kasutada ka kiirguste detektoritena väga edukalt. Ja neil on veel optilised omadused, mida klaasil ei ole, mida on siis väga paljudes optilistes elementides on väga hea kasutada. Nad on kallis kraam. Aga on veel ühte tüüpi väga lahedad kristallid ja need on sellised, et kui neid piistada, siis nad annavad välja elektrilise pinge. Ja samuti, kui neile panna pinge peale, muudavad nad oma kuju. Tõmbavad kokku? Jah, tõmbavad nagu natukene inimene, kokku. kes saab särakat, kaob sealt.
ja teises suunas võib-olla natuke venivad pikemaks ka. Aga sul on üks selline küljes. Ahah. Mikrofon täpselt, sinu see hääl, heli võnkumine paneb selle kristalli võnkuma ja tuleb elektriliseks pingeks. Kristall muudab selle asja, saadab juhtmeid kaudu sinna, kuhu vaja on. Ja kas sul kell ka käe peal on? Ei, mina olen kellavaba inimene, aga sul on? Ja siin sees on sammuti selline piesokristall, neid nimetatakse, et sinna pannakse võnkuv pinge peale ja siis see kristall hakkab väga kindla sagedusega võnkuma, mille pealt siis saab aega lugeda. See on asjaolu, mis hoiab meie kella õigesti käimast. On. Täpselt nii ja arvutid on loomulikult täis nii kristalle kui piesokristalle, et väga väärtuslik kraam. Aga veel üks asi on välgumihklid. Need nupuga, millel ketast ei ole, seal tekitatakse säde selle sama piesokristalli pinge abil. Aga mis sa arvad? Mis on vahet kristallilisel ainel ja tavalisel sellisel tahkelainel? No kristall on ühe asjana kindlasti väga kõva. Ja, kõva. Mis veel? Vihjaks need klotsid siin laua peal, et tavalises tahkes aines on aatomid sedasi koos, aga nad ei ole nii korrapäraselt, umbes nagu see kuhi siin. Aga kristallis on nad suurepäraselt korrapärased. Et see, kus on kord, see ongi kristall, see on peaaegu nagu elus on, see on siuke juveliirne ja see, kus on bardakk nagu siin. Täpselt nii ongi. Ja kui ta selline tihkem on, siis sellega kaasneb ka see, et ta on kõvem kui see sama aine sedasi segamini. Jah, oota, ma teen ühe lihtsa füüsika katse praegu tõesti improviseeringu. Ma siit nüüd litak anna, see lendab palju lihtsamini laiali, vaat siia peale lüües ongi kõva. Ja, nii võib ka võtta. No nii, aga midagi lihtsat. Siin on üks uhke selline optiline kristall. Mis sa arvad, mis materjalist see tehtud on? Ta paistab välja nagu klaas. Klaas. Aga ma luban sul, erandjuht, ma luban sul maitsta seda. Oota niimoodi. Muhe hommikune siuke soolane näppu täis. Võib-olla sul on näpp higine. Ei, oota, ma lakkusin puuse. Tegelikult on siin peal ka kirjas naatriumkloor, et see on tõepoolest soolakristall. Leidsin optikalaborist selle, väga uhke asi. Aga siin ma üritasin kasvatada suhkrukristalle ja ma tahtsin saada suuremaid ja ilusamaid suhkrukristalle ja katse tulemuseks selgus hoopis see, et minu kraanivesi sisaldab nii palju igast väikseid osakesi ja sodi, et ükski kristall ei hakka seal kasvama. Aga teie kodus võite kindlasti proovida, ise kasutada. Me paneme õpetusega veebi ülesse ja paljud kindlasti on juba seda ise teinud. Et võtke lihtsalt puhas vesi. Nii, aga mis siis veel? Kus me veel näeme looduslikke kristalle? Õues. Vastavalt aastaajale on ju. Need väiksed, valged, peenikesed, kerged asjakesed, mis hakkavad varsti pilvevatisest alla langema, on jääkristallid ehk lumehelbed. Et kuniks me seda ilusat talve ootame, siis kena soojus